Ühel laupäeval oli õues väga palav ja siis ma küsisin emalt, kas ma võin ujuma minna. Ta lubas mul minna. Kui ma randa jõudsin, siis ma märkasin, et ma olin ujumisriided koju jätnud ja ma ei viitsinud enam koju tagasi minna. Siis ma läksin koos riietega ujuma ja see oli väga tore. 1. juunil on meie klassis klassiõhtu. Kõik meie klassi lapsed teevad seal midagi. Oodatud on vanemad. Varem me pidasime pidu nii, et vanemaid ei tulnud. Ma käisin reedel 21. mail koos Seidi, Erika ja Joonasega kergejõustikuvõistlustel. Alguses ma arvasin, et mul tulevad seal kindlasti uued rekordid, aga kui ma sinna jõudsin, oli seal täiesti mõttetu ja kehva väljak. Ma ei teinud mitte ühtegi oma rekordit ja kui ma tagasi jõudsin, oli mul tuju täitsa jama. Ma läksin kohe ujuma ja see tegi mu tuju kohe paremaks. Salme rahvamajas toimus kevadkontsert. Mulle meeldis eriti Kardamase loetud Oh mu et. Ma tantsisin 2 tantsu ja mulle meeldisid väga laulud. Reedel 21. mail toimus Salmel kevadkontsert. Inimesed said raha annetada, mis läks Salme põhikooli poiste tööõpetuse klassi ventilatsioonisüsteemi jaoks. Esinemisi ja inimesi oli palju. Raha koguti kokku üle 4000 krooni. Reedel 21. mail toimus Salme kultuurimajas kevadkontsert, millel ma ei esinenud. Ja ma vaatasin osad esinemised ära ja siis pärast läksime teistega õueveesõda mängima süstaldega. Ja kui ma üks sõber läks süstlaga sisse, siis võttis üks tantsuringi õpetaja mul selle ära, sellepärast, et see oli kooli üritus ja koolis ei võinud süstlaid kaasas olla. Käisin eile ujumas. Vend ütles mulle, et vesi on täpselt paraja soojusega, aga ma ei uskunud teda, sest külm tuul oli. Aga kui ma vette sisse läksin, oli see väga soe. Ma olen käinud sellel aastal ka mõnikord veel ujumas, aga siis on olnud külm vesi. Eile, kui me spordiringi ajal läksime mere äärde, siis ma läksin vettoona, hüppasin süstel täis ja kui ma tahtsin üht tüdrukut lasta, siis seesama tüdruk rääkis õpetaja Andrile ära. Siis kui me tagasi, siis õpetaja Andre võttis süstle ära ja siis kui me hakkasime tagasi tulema, siis ta võttis mu sõbralt ka süstle ära. Ja nii me jäime süstlatest. Järgmine nädal algab suvevaheaeg, siis saab kaua magada, ujumas käia, rattaga sõita ja õhtuti on väga valge. Siis kui me kooli tuleme, ei ole me enam üldse algklassid, vaid me läheme üles 5. klassi.